mul on nagu au ja uhke teenindada sellised ettevõtted, kes usuvad turundusse Facebookis ja kes nagu on nõus kaasa minema selliste uudsete ideedega. Ja nüüd Marko näitabki teile seda, et kuidas sotsiaalmeedia kampaaniaga koguda kontakte e-maili turunduse tarviks. Siin ma usun, et tuleb konkreetseid näiteid, tuleb võib-olla ka tehnilisi nippe, ehk siis kuidas Facebooki abil oma andmebaasi kasvatada ja seda parimal võimalikul moel ära kasutada. Seega Marko Saue. Üks väike hetk. Nii. Facebooki kaudu e-maili baasi kasvatamine. See on selles mõttes väga hea ja vajalik praegusel hetkel küsimus. Et kui me võtame turundust Facebookis, kui me mõtleme Facebooki fännibaasi, siis tegelikult me ei saa sellest baasist täit potentsiaali kätte, aga me suudaksime selle baasi konverteerida e-maili klientideks, uudiskirja lugejateks, siis meil oleks sellest samast Facebooki baasist läbi e-maili baasi palju suurem kasu. Alustaksin tegelikult täiesti algusest. Enese tutvustuse juures ma pikemalt ei peatuks, ma lihtsalt mainiksin magistritööd, mida ma tegin 2 aastat tagasi, et sealt sai kõik asi alguse, et ma hakkasin uurima turundust sotsiaalmeedias ja jõudsin tagasi 1999 aastal kirjutatud Seth Godini raamatu juurde Permission Marketing. Ja Permission Marketing on kirjutatud konkreetselt e-maili turundusest. See on nõusoleku turundus, mis vastandab ennast vahele segamisturundusele. Ja see on väga oluline printsiip nagu aru saamaks üleüldse nagu sotsiaalmeedia turundust ja e-maili turundust. Et nõusoleku turundus, selle põhimõte on see, et inimene on andnud ettevõttele loa. Jah, mulle võib turundada, mulle võib saata e-mail, sinu turundussõnumeid, sinu infot, ma olen sellega nõus. Aga ta peab midagi selle eest vastu saama, ta ei saa niisama olla nõus, et jah, ma nüüd vabatahtlikult kuulan sinu reklaami, ettevõte peab midagi selle eest vastu andma. Ja selle nõusoleku turunduse ja selle vahelesegamisturunduse põhiline vahe on veel see, et nõusoleku turundusega me saame kätte pikaajalise kontakti. Ja pikaajaline kontakt on oma olemuselt mitu korda või isegi 10 korda väärtuslikum kui lühiajaline kontakt. Et mõelge, kui me teeme ühe massimeedia kampaania, me saame sellega mingisuguse hulga inimeste tähelepanu, nad võib-olla jätavad su ettevõtte meelde, võib-olla ostavad midagi, aga kui me järgmine kord tahame nendega rääkida, siis me peame tegema uuesti suure massimeedia kampaania ja me ei pruugi neid samu inimesi enam kätte saada, ehk siis me ei ole nende inimestega nagu sellises pikaajalises dialoogis. Aga kui me saame kätte inimese e-maili aadressi või me saame inimese Facebookis ettevõtte fänniks, siis meil on võimalik nendega pikaajaliselt suhelda, tegelikult selle ühekordse kontakti saamise hinna eest edaspidi tasuta ja minna mööda seda redelit üles, et võtta neid kui potentsiaalseid kliente, tutvustada neile toodet, saada nad toodet proovima, saada kliendiks ja sealt edasi. Veel, et see oma kanali loomise teema, et kui me võtame raadiokanalit, raadiojaama, siis raadiojaamal ta on nagu äriettevõte, aga tal on enda meediakanal enda kasutada. Ehk siis kui raadiokanal tahab teha mingisugust enda turundust, siis tal piisab selle lihtsalt eetris maha ütlemine ja ongi olemas. Et kui mingisugune tavaline väikene äriettevõte tahab midagi turundada, siis ta peab enamasti selle eest maksma. Aga
kogutud Facebooki fännibaas või emailibaas on edaspidi tasuta kanal, aga selle kanali kasvatamine või kättesaamine on nagu selline kulu. Siis räägime väärtusest natukene, et kui nõusoleku turundus, inimene peab andma nõusoleku, et jah, mulle võib turundada, siis mida ta selle eest vastu ootab? Ideaaljuhul on inimene tõesti sellest ettevõttest niivõrd huvitatud, et ta mitte midagi rohkem ei tahagi vastu kui sellelt ettevõttelt infot. Näitena näiteks Foorum Cinemas Facebooki leht Eestis. Inimesi huvitavad filmid, inimesed tahavad teada, mis toimub, mis tuleb, mis järgmisena kinos on ja liituvad omast huvist, omast vabast tahtest, et Foorum Cinemas ei peagi midagi väga palju selleks tegema, et saada inimesed endale fänniks. Kui me võtame mingisuguse teise ettevõtte, millel võib-olla toode või teenus ei ole nagu massi jaoks selline väga seksikas, siis tema peab selle kontakti saamise, selle nõusoleku saamise eest midagi rohkemat välja andma kui lihtsalt info. Et võib-olla midagi materiaalset või korraldamagi auhinnakampaania selleks, et saada need kontaktid kätte. Et Facebooki fännibaasi kogumiseks on hästi palju erinevaid võimalusi, aga see kõige lihtsam moodus on neile anda midagi atraktiivset, mis neile meeldib ja siis selle eest saada vastu see like, et tüüpilisemad näited on mingid loosikampaaniad näiteks mingisuguse ilusa reisi eest või selle võitmise võimaluse eest on päris paljud inimesed nõus lehte laikima. Aga emailikampaaniatel ja ütleme email-listide koostamisel sageli antakse vastu mingisugust sellist mingit tasuta tooted, tasuta mingisuguseid e-raamatuid, asju, et kui me võtame näiteks Eesti internetiturundajad, siis enamus nende lehtedel on emaili sign-up formi juures see, et liitu praegu ja sa saad 7 nõuannet või midagi sellist, et sa annad mingisuguse väärtuse inimesele selle eest, et ta oma meiliaadressi sulle annab. Ja see inimese meiliaadress on pikaajaline kontakt, mis tegelikult on rahaliselt mõõdetav ja see on päris suur väärtus, et kui sa saad euro või 2 euroga saad selle pikaajalise kontakti kätte, siis on see juba väga hästi. Siin on veel mingid erinevaid väärtuse tüüpe selle pildi peal, mis nii sotsiaalmeedia kontekstis kui ka email-turundus kontekstis nagu väga hästi kehtivad. Siis mis on siis nagu selle Facebooki fännibaasi ja emaili-baasi nagu peamised erinevused? Esimene asi on see, et kellele kuulub Facebooki fännibaas. Facebooki fännibaas kuulub Facebookile, see ei kuulu ettevõttele, ettevõttel ei ole võimalik sellest fännibaasist kontakte endale eksportida, kuigi see on väga paljude ettevõtete soov, et mul on 5000 fänni või mul on 10 000 fänni, ma tahaks kõik nende meiliaadresside kontaktid endale CRM-i nagu sisse saada, et siis ma saan nagu vaadata, et kas mul tegelikult sellest Facebooki turundusest kasu on ka või mitte, et ma saaks nagu 2 baasi võrrelda ja näeks, et näed, et seal Facebookis need inimesed, kellele me seal rääkisime seda ja teist ja kolmandat tulid lõpuks meie veebi ostsid. Sellist asja kahjuks ei saa teha. Inimese enda kontakte on võimalik eksportida, mina enda sõpru saan kõik nende sünnipäevad, telefoninumbrid, e-mailid ühte Excelisse, aga ettevõtte fänne ei saa. Kunagi sai vähemalt 1 kaupa või nagu 50 kaupa läbi vaadata kõik fännid, aga praegu isegi see asi on nagu kinni, et põhimõtteliselt Facebook on selgelt mõista andnud, et see baas kuulub temale ja sina kasutad seda baasi lihtsalt, kuigi sa oled selle nagu oma raha eest nagu kasvatanud. Ja see on nagu esimene põhjus, mille pärast tasuks nagu Facebookis baasi kasvatades kohe see samal ajal konverteerida ka e-maili baasiks, sest e-maili baas on sinu oma ja sa võid seda tõsta ühest e-maili haldustarkvarast teise ümber või kasutada seda, kuidas moodi sa soovid. Segmenteerimise küsimus, sul Facebookis sees seinal on võimalik segmenteerida ainult keele alusel, et sa saad saata eesti keelt rääkivatele, vene keelt rääkivatele, inglise keelt rääkivatele eraldi sõnumeid, aga e-maili baasi on võimalik igasuguste huvide ja eelistuste järgi segmenteerida.
ja muidugi CRM-iga sidumine. E-maili baasist sa tead konkreetsed inimesed, kes sul on e-maili baasi kliendid, võtad need endale CRM-i sisse, võrdled ostudega, kas nagu toimis ei toiminud. Ja kui paljud näevad su sõnumeid, on ka väga oluline teema, et kui meil on Facebookis näiteks 10 000 fänni, siis ühe postituse nägemine sõltub nüüd muidugi sellest, kui atraktiivsed teemad ja edasi, kui tihedalt ja hästi sa seal seda tööd teinud oled, aga ühe postituse nägemine võib olla niisugune 500 kuni 1000 inimese piires, et kui meil on 10 000 fänni, siis meil ei ole 10 000 inimest, kes seda postitust kindlasti näevad, aga kui meil on 10 000 meiliaadressid, siis meil on 10 000 inimest, kes selle saavad endale postkasti, välja arvatud mõned, kellel postkast on täis või muud moodi spämmi läheb, midagi taolist. Et siis on edasine küsimus on juba selles, et kui hea on sul pealkiri, et kas see meil avatakse või mitte. Ja personaalsus Facebookis sa ei räägi inimestega, tere Marko, mul on sulle üks hea pakkumine, aga e-mailis saad sa niimoodi oma kirjad programmeerida, et need tunduvad personaalsed. Ma päris pikka aega arvasin, et Peep Laja saadab mulle isiklikult kirju. Selles mõttes töötas see nagu väga hästi. Siis kuidas seda meilibaasi Facebookis koguda? Et siin on mitmeid erinevaid võimalusi. Üks sellisem kõige lihtsam võimalus on kasutada meiliturundustarkvarade rakendusi. Siin on kaks näidet, on MailChimp ja GetResponse. Nendel mõlemal on Facebooki rakenduse lehed, kus sa saad sisuliselt ühe klikiga endale firma lehele, nagu siin vasakul näha on, sellise uudiskirjaga liitumise vormi. Siit on üks pilt sellest vist veel. Et sa ei pea oskama programmeerida, sul ei pea olema oma IT-poissi, kui sa kasutad näiteks MailChimpi või kui sa kasutad GetResponse'i, siis selline installeerimine käib hetkega. Ja rääkisin Mikuga ja Mikk ütles, et Mailbowl on see funktsionaalsus ka varsti olemas. Teine võimalus, kui lihtsalt see uudiskirjaga liitumise vorm sinu Facebooki lehel on sama tühi ja mõttetu kui ma ei tea mis, et siin ei ole tegelikult ühtegi argumenti, miks inimene peaks selle uudiskirjaga liituma. Et siin tegelikult ei pakuta väärtust ja isegi kui sa pakud siia midagi, et me kirjutame siin oma uudiskirjas sellest, teisest ja kolmandast ja sa oled esimene, kes sellest loeb, siis üsna väike protsent inimestest, kes sellele lehele satub, liitub selle uudiskirjaga. Mängud jällegi, kampaaniamängud on tõestanud, et läbi nende on võimalik seda uudiskirja baasi palju kiiremini kasvatada. Näiteks sellised kampaaniamängud, kus on e-maili baasiga liitumine kuidagimoodi motiveeritud. Mängus osalemiseks pead sa fänniks hakkama, aga kui sa tahad näiteks loosimisel saada lisahääli, siis liitu meie uudiskirjaga ja saad +10 häält näiteks. Et päris suur motivatsioon või on lisaauhind nendele, kes liituvad uudiskirjaga. Kõige radikaalsem variant on see, et Facebooki kogu kampaaniamäng baseerubki sellel, et loositakse nende vahel, kes liituvad uudiskirjaga, et muud asja üldse ei ole nagu. Siin kohe selle kohta näiteid ka. Siin Mailbowl praegu hetkel on täpselt samasugust vormi võimalik integreerida Facebooki lehele, aga selline automaatne aplikatsioon on tulemas. Siin on üks näide sellest +10 hääle teemast, et Kingakaubamaja 10 paari kingade võitmise kampaania, kus esimene tingimus oli see, et sa pead Kingakaubamaja fänniks hakkama, teine oli see, et sa klikid, et tahan võita ja siis jõudsid allapoole, kus nägid sellist suurt plokki, nagu suurendama võiduvõimalusi. Ehk siis kõik oli juba tehtud, me tegelikult olime oma esmase eesmärgi juba saanud, inimene oli fänniks hakanud, ta juba osales loosimist, kõik on hästi. Aga see plokk nagu annab sellise väikse nagu lisaeesmärkide täitmise, et lisaeesmärk meilibaasi kasvatamine ja lisaeesmärk selline nagu inimeste vahel nagu levitamine. Et
esimesel juhul me andsime ka veel 10 eurot krediiti kõikidele nendele, kes liitusid selle meilibaasiga, et see on põhimõtteliselt sama asi nagu sooduskood või mis iganes, mille sa võid pärast tervele kontaktibaasile laiali saata, aga siin ta näeb välja nagu raha ja siin on see üks põhjus või üks ajend, miks selle meilibaasiga liituda, ehk siis sa annad inimesele mingi väärtuse ja siin on see rahaline. Ja teine pool oli siis see, et kui sa oled kutsunud siia mängu veel 10 sõpra, siis saad sa veel hääli juurde. Ja uskumatul kombel inimesed päris palju teevad seda, et nad tahavad saada lisahääli, nad tahavad saada suuremat võimalust võita. Aga järgmine kord me läksime juba peale märksa nagu otsekohesemalt ja radikaalsemalt, et me nägime, et see lõputu nagu fännibaasi kasvatamine ei vii nagu kuhugi, et kui meil on 50 000 fänni, et siis nagu võib-olla postitust näeb seal mingi 4-5 000 inimest, et kui meil on 60 000 fänni, siis nagu 5-6 000 inimest, et väga suurt vahet seal ei ole, aga kui meil on 20 000 meiliaadressit või 30 000 meiliaadressit, seal on juba väga suur vahe. Et tegimegi kampaania selliselt, et ainult siis saidki loosimises osaleda, kui sa liitusid meililistiga. Ja tegime juba ette sellise nagu esmase nagu reha või segmenteerimise ära ka, et me kogusime 2 eraldi baasi. Et meil on põhimõtteliselt MailChimpis on meil praegu meeste list ja naiste list, et me ei nagu saada meestele ja naistele samu asju. Teine näide täpselt sama mehaanikaga oli Roosta jaanipäeva kampaania, kus auhind oli hästi atraktiivne, all inclusive jaanipäevapidu 10 inimesele ja samuti sai lihtsalt lisahääli e-maili listiga liitumisel. Tulemus Roosta puhul fänne saime kampaaniaga umbes 16 või 17 000 ja umbes 10 000 meiliaadressi kanti. Aga see näide on nüüd hästi hea, et siin samamoodi oli ainult võimalik siis selle Jura kohvimasina loosimises osaleda, kui sa liitusid e-maili listiga ja see oli tegelikult üks selline hästi väikse eelarvega kampaania, aga ilmselt nagu sai auhind ja sihtgrupp õigesti valitud, nii et selle väga väikse eelarvega tegelikult oli tulemus selle Roostaga põhimõtteliselt täpselt sama, et 16 000 fänni ja 10 000 meiliaadressit umbes. Ja siin ei olnud nagu mitte mingit muud mängu peale selle, et sa ainult liitud meililistiga ja siin kusjuures on selle MailChimpi vorm lihtsalt landing page'il, et siin ei ole isegi kampaania rakendust. Ja peale seda kampaaniat siis, kui hetkel ei ole kampaaniaid, on lihtsalt nagu tervitusleht Facebookis, mille kõige esimene asi on meililistiga liitumise vorm. Ehk siis, kui ma enne näitasin seda tühja lehte, kus oli lihtsalt meililistiga liitumine ilma igasuguse nagu väärtuseta, siis siin me anname natukene seda väärtuse infot juurde sellega, et me ütleme, et liitu kohviklubiga, me nimetame seda teistmoodi, toome seda natukene nagu eksklusiivsemaks kui see, et see on lihtsalt üks uudiskiri ja ütleme, et sellelt lehelt või sellest nagu kohviklubiga liitumisega sa saad infot mängude pakkumiste ja muu põneva kohta. Et seda ma nüüd ei ole uurinud, et kuidas see nagu kampaania välisel ajal töötab, et kui palju seal inimesi liitub. Ja kui teid huvitab see töö, mida ma teen, siis liituge Goal'i Facebooki lehega. Seda otsingust on hästi raske leida, sellepärast ma olen ta siia üles pannud. Väga palju jalgpallilehti tuleb ennem. aga selle otse aadressi järgi te leiate selle vähemalt üles. Aitäh! No, suur tänu! Milliseid küsimusi on teil seoses Facebookiga? Kuidas teha Facebookis kampaaniaid? Palun kasutage võimalust. Ja siin keskel kohe. Olen Merlin TS õigusabikulude kindlustusest ja mul on selline küsimus, et me oleme päris palju juba infot saanud, et kuidas kampaaniat läbi viia ja et milliseid tulemusi analüüsida. Aga mis on kõige magusam auhind, mida näiteks panna Facebooki kampaaniale? Et te mainisite, et reisid lähevad päris hästi peale, aga mis on veel selline näiteks
tavalisele Facebooki kasutajale selline meelepärasem? No, kõige õigem vastus on see, et auhinna valik sõltub sihtgrupist ja auhinna valik sõltub ettevõttest ja tootest. Et ideaalne auhind oleks see, kui ettevõte paneb välja enda toote või enda teenuse auhinnaks, ehk siis seda auhinda nagu promodes tegelikult promob ta enda toodet, aga kui ettevõtte enda toode või teenus ei ole selline üldiste arusaamade järgi kõigile seksikas ja kõigile vajalik, siis hakatakse panema auhinnaks iPad'e. Aga ütleme, tegelikult ettevõte ju ei taha kõiki Eesti inimesi endale fänniks. Ettevõttel on mingisugune sihtgrupp, kellele ta peamiselt oma sõnumeid tahab suunata, siis ta peab vaatama selle sihtgrupi järgi, et mis sellele sihtgrupile meeldib. Et kui meil on sihtgrupp näiteks autoomanikest mehed, siis me hakkame mõtlema, et mis neile võiks nagu nii selline isuäratav või nii atraktiivne olla, et nad nagu unustaks oma põhimõtted, et nemad kunagi Facebooki mängudes ei osale ja läheksid, klikiksid, et ma tahan võita. Et see peab nagu sihtgrupi põhiselt hakkama see nagu mõtlemine käima, et auhindu on ju, me oleme näinud siin ju reise ja tehnikat ja arvutid, telekad, mobiiltelefonid, Apple'i tooted on alati nagu väga edukad olnud, et sellega nagu väga palju mööda panna ei saa, et sellega saab ainult nii palju mööda panna, et see ei ole originaalne. Aga võib-olla nagu alati ei pea olema originaalne, et mõnikord võib nagu kindla peale välja minna. Aitäh, aga kas parem oleks panna välja auhinnaks mingi konkreetne asi või anda kliendile, kes siis liitub, vabad käed, et tal on näiteks kinkekaart mingis teatud väärtuses, millega ta saab ise endale auhinna valida? Ma ei tohi seda öelda, et see on jälle väga hea küsimus. aga see on asi, mille peale peab mõtlema, jah, et minu nagu seisukoht on see, et turundus on unistuste müümine ja kinkekaart, seda ei ole võimalik väga atraktiivselt presenteerida ja sa selle kinkekaarti nagu vaadates ei saa seda emotsiooni, mis sa saaksid vaadates mingisugust liivaranda, palmi tuules kõikumas, mingit üüberägedat, mingit tehnika tutvustusvideot, mida iganes, et sul on võimalik reaalselt konkreetset asja palju paremini presenteerida, teha ta ahvatlevaks, kui see, et sa lihtsalt kirjutad ühe numbri, et näed, see on kinkekaart ja saad selle endale, sest seal puudub igasugune emotsioon. See on lihtsalt nagu raha, et sageli on see, et see auhind võib olla selline, mille rahalist väärtust inimene ei taju. Näiteks jaanipäev roostal, et seal on nii palju erinevaid asju, mida see kõik sisaldab ja seal on enamus sellest on selle ettevõtte oma teenus, et tegelikult nagu selle seda rahalist väärtust inimene ei taju, aga ta tajub, et seda kõike on nii palju ja see on nii äge ja mulle see meeldib ja siis ta on nagu nõus osalema. Et kui see on nagu hästi konkreetne mingi rahaline number, siis ta vaatab, et suur raha või väike raha, aga tal nagu muud emotsiooni ei ole, et ta ei jaga nagu sõpradega nagu sellist informatsiooni, et kuule, sealt saab raha võita, nagu, et võib-olla vastasin küsimusele. Jah, aitäh. Ja. Milliseid küsimusi veel ja küsimus seal? Jah, mina Mikk Mikarest. Et su ettekande lõpp oli hästi huvitav, et kui Facebookis saab kätte kontaktid niimoodi, et sa paned ühe maandumislehe sinna ja paned alla lihtsa vormi, ütled, et kampaanias osalemiseks anna oma meiliaadress, siis why the hell me peame neid fänne sinna Facebooki koguma? See on natuke teine teema, et see ütleme, kui sa e-mailiga pommitad inimesi kord nädalas näiteks ja sul on seal mingisugune konkreetne mingi info, mida sul väga tihti tegelikult ei tule ettevõttes, ütleme, sul on mingid allahindlused, mingisugused uudised, mingid soodustused, siis see Facebooki suhtlus on ikkagi igapäevane, et seal sa saad nagu igapäevaselt nagu toodet tutvustada niimoodi, et inimene ei opti välja ennast. Et ma arvan, et kui sa nagu teeksid e-maili liiga tihedasti, siis see nupp nagu opt-out on nagu väga lihtne üles leitama. See pikaajaline suhtlus, see, millest sa nagu sellest potentsiaalsest kliendist või fännist nagu saad nagu lõpuks nagu evangelisti,
et see on see just, mis sa saad teha sellise nagu Facebooki suhtlusega, et meilisuhtlus on minu kogemustes vähemalt nagu enamasti ühepoolne, et ettevõte saadab meili välja ja väga palju nagu vastuseid ei oota, ei korja, ei tegele dialoogis olemisega nagu klientidega, et võib-olla nagu head ettevõtted teevad seda, aga ma ei ole seda väga palju näinud. Aga Facebookis saad minna dialoogi, saad vastata küsimustele, saad nagu lähemalt tutvustada ja konkreetsemate probleemidega tegeleda. Aitäh. Järgmine küsimus. Ja küsimus on selle kohta, et kuidas mõõta Facebooki või e-posti kampaaniate tegevuste mõju käibele, aga just ettevõtte valguses, kes toimetab offline'is, näiteks nagu KAPS võib-olla? Jah, seda on väga lihtne siis mõõta, kui sa samal ajal muid asju ei tee. Ehk siis kõik raha, mis sa paned e-maili või Facebooki ja kui sul tuleb see nagu reaalselt füüsiliselt KAPS-i poest tagasi, siis see ongi ju tulemus. Et aga kui sa teed samal ajal nagu 10 muud asja veel, siis on seda keeruline mõõta. Jah, aitäh. Tauno Megafordis siinpool. Jah, olen nõus, et Facebook on pildikeel, et ilus pilt räägib palju rohkem kui igavad sõnad. Oleme ise möllanud Facebookis jämedalt pool aastat, et aina põnevamaks läheb. Aga mina tahaks võib-olla kutsuda diskuteerima natuke selle üle, et Facebook ja muu virtuaalne maailm, kui erinevad nad on. Et tihtipeale on jäänud tegelikult mulje, et see Facebooki fänn elabki ainult Facebookis. Ta on teistsuguse profiiliga kui see muu mõnes mõttes konservatiivsem või tõsiselt võetavam inimene, ehk siis nii-öelda see õige uudiskirja saaja. Ma nüüd päris täpselt ei saa nagu aru, mis see muu virtuaalmaailmas elav inimene on versus nagu Facebooki inimene. Mitte Facebooki kasutaja. Mitte Facebooki kasutaja, vaid tõsine uudiskirja lugeja. Ma väidan, et on olemas selline. Okei. Ma arvan, et sellist asja nagu tõsine uudiskirja lugeja saab olla nagu ainult nagu ettevõtete puhul, millel ongi nagu tõsised fännid, mingi erialased teemad. Ja ma tean, et väga paljud Facebooki kasutajad on tõsised inimesed, mitte nagu niisama Facebooki kasutajad. Kõige parema nagu vastuse sellele annab tegelikult see, et 50% Eesti interneti kasutajatest on Facebooki kasutajad. Kui me tahame saada kätte suuremat auditooriumi kui 450 000 potentsiaalset inimest, siis peame kasutama teisi kanaleid, väga õige. Aga pigem ei ole siin asi nagu mahus või arvus, vaid asi on nagu spetsiifikas, et see e-maili list või e-maili turundus on ikkagi selline spetsiifiline, pigem nagu huvigrupile suunatud asi, mitte nagu sellisele laiale massile, et ja meil on aeg viimaseks küsimuseks veel. Ja tänan, mul siis veab Hiie Aru CVT Estoniast. Küsimus puudutab Facebooki seinapostituste sagedust. Et milline on selline mõistlik optimaalne, sest kui me ise oleme nüüd Facebooki liikmed ja selles kommuunis seal pidevalt aktiivselt tegevad, siis paneme tähele, et postitusi tuleb nagu vihma, ei jõua üldse jälgida, kes mida postitab, millised on need sõnumid, milline on hea kasulik pakkumine, kõik see jookseb su silme eest mööda, et kus leida hea kesktee? Ega alguses ongi raske ja alguses tundub, et kõik on vaja läbi lugeda, mis seina pealt mööda vuhiseb. Aga see läheb varsti üle, et ei ole olemas sellist kuldreeglit, et nii palju postitusi ühel ettevõttel päevas on nagu optimaalne või viisakas või vajalik või mis iganes. Et ma võin öelda, et tore oleks, kui ettevõtted teeks postituse päevas või nagu miinimum nagu 2-3 tükki nädalas, aga ei juhtu mitte midagi, kui sa teed ka 6-7 postitust päevas, kui sul on selline fännibaas ja selline informatsioon, mis on neile oluline. Et on lehti, näiteks sama Kinga Kogumaja on teinud 6 oktsionit ühe päeva jooksul ja niimoodi nädal aega järjest.
ja inimesed mitte selle peale ei lähe ära, vaid nad tulevad juurde, et see on nagu huvitav. Sõltub täiesti valdkonnast, et sul ei ole igas valdkonnas võib-olla nagu igapäevaselt nii palju rääkida ja niisama nagu sellist chit-chatti või nagu asja ei ole ka mõtet nagu ajada, aga mõnes valdkonnas on, näiteks võtad Postimees, kas see on halb, kui Postimees nagu postitab nagu 5 uudist või 10 uudist päevas? Ei ole, sa ju loed uudiseid, et sa tahad teada, mis toimub. Aga küsimus on lihtsalt selles, et ettevõtte postitusi, ettevõtte fännid ei näe kõiki. Nad näevad neid postitusi, mis on nagu teiste fännide või teiste sinu sõprade poolt rohkem laigitud ja kommenteeritud. Ehk siis sinuni lõpuks filtreerub mingisugune olulisem informatsioon välja ja võib-olla selleks ongi vaja teha paremaid postitusi või rohkem postitusi, et see on nüüd nagu juba ettevõtte enda valida. Suur tänu veel kord Marko Sauele ja kui kellelgi jäid veel küsimusi õhku Facebooki kohta, nagu näiteks minu küsimus tegelikult, ilmselt vahel astun läbi ja ma küsin, et mida ikkagi teha keskkonnas, kus kohas üks sõnum elab keskmiselt 3,5 tundi umbes. Nägin just 6 aega tagasi ühte uuringut, et kuidas seal niivõrd kiires muutuvas keskkonnas seda klienti püüda. Aga kui teil on samasuguseid küsimusi, palun tormake tema juurde vaheajal. Vaheaeg kestab tervelt 20 minutit ja on veerand tunni pärast on käes, aga seni valmistage ette küsimusi. Võite Google'i lehele ka postitada neid. Täpselt. Hüva, suur tänu, Marko. Aitäh.